vaatame köögipildi ka üle, et siin samamoodi, see on päris suur. Teen ta väiksemaks ja asetan keskele. See on joonis 4. Siin on juttu sellest, et mis värvid said valitud esikusse. Paneme selle siis paksu kirja, sulgudesse vaata, joonis 4. Aga punkt jääb alati sulu lõppu. Ja kuna siin on tegelikult see uks on valge ja seinad on heledad, siis võib ka proovida äärise lisamist, et kui pilt on liiga hele, siis on alati ilus, kui on mingisugune äär siin pildi ümber. Et näiteks selline. Aga äärise saate siis siit ja võite ka valida ju joone paksust, et näiteks tahate paksemat äärt, saate siit valida. Saate valida ka äärise värvi. Ja saate võtta ka täpilise ääre või näiteks mingisuguse kunstipärase ääre. Et näiteks selline siksakiline, vaadake, kui ilus pilt jääb. Aga jällegi kahjuks lõputöös sellist asja ei tohi teha. Et vaatan korra, kas siin on ka reset nupp, ei ole. Et siis Ctrl-Z aitab teid. Või undo. Vaatame magamistoa pildi ka üle. Et siin siis teen ta väiksemaks. Kui mul on vaja seda keerata, siis ma natukene saan seda siis niimoodi pöörata. Kahjuks ma seda pilti ei saa vastavalt kapile jällegi kroppida. Et siin on võimalik ainult siis proportsionaalselt niimoodi pildiga seda teha. Aga seda võiks natuke heledamaks teha siit. Et lisan siia natukene võib-olla soojust juurde. Sest ma soovin, et see põrand välja paistaks. Või siis teine asi saan näiteks siit värvidega mängida. Kahjuks see põrand on tume, seega on seda keeruline teha. Või siis näiteks siit. Et see teeb kapi väga heledaks, aga natuke aitab kaasa. Ja jälle tõstan pildi keskele. Ja kuna ma nüüd ühele olen teinud äärise, siis ma võiksin teistele ka teha. Ja üks hea asi võiks olla see, et te oma töös siis pildid muudate ühe suuruseks, et nad ei oleks väga erineva suurusega. Et siin me võiksime näiteks valida 8 sentimeetrit. Ja siin jääb siis 10,67. Vaatame siit ka, et kuidas siin võtame selle suurema suuruse järgi. Siis nad on enam-vähem ühe suurused. Jällegi siia võiks ka äärise lisada. Nii, siit võtan ka siis õige suuruse 10,67 näiteks. Ahaa, siin ei ta kitsam. Et vaatate ise, kas te võtate siis selle 8 sentimeetri järgi või siis selle 10,67. Proovin selle 8 järgi. Et mulle meeldib niimoodi rohkem. Ja jätan siis 8. Et siin on ka 8. Nii. Ja selle samamoodi siis võtan siit laiuse järgi 8, et siis pikkus jääb väiksem. Aga siis nad on kõik ilusti siin keskel ja ei riiva silma. Sama ka siis magamistoaga. Nii. Oluline on see, et pilt annaks selle info edasi, mida te tahate tekstis illustreerida. Aga Wordiga me kõike teha ei saa.